No nii, täna siis tuleb jälle mingi kooliteemaline video. Ma ei tea, miks ma nii palju neid kooliteemalisi videosid leian, aga no see on hea materjal. Sellest saab nalja teha, sellega saab relate ida, sa saad seda vaadata ja mitte entertained olla. See ei ole isegi hea, aga ikkagi, see on punkt. Ja täna siis vaatame Eesti GT Prode poolt tehtud õpilaste tavaline koolipäev. No, me ei saa minna hullemaks kui Eesti GT Prode, ega me ei saa ju. Palun öelge, et me ei saa. See on tõesti juba nagu... Miks oma nime ära ei muuda? Tänapäeval teeb see kanal mingi gameplay videosi. Ma ei tea, kuidas saab Eesti GT Prod, mis teeb gameplay videosi ja Grotoopia videosi, kuidas saab selline kanal minna vahepeal korraks teha mingi paar videot õpilaste tavalisest koolipäevast. Ma ei ole kindel, kuidas see töötab, aga kuidagi see juhtus. Nii et jah, lihtsalt hüppame juba videosse. Lihtsalt 10/10 intro. Isegi minu introd ei ole nii head kui selle oma. See tümps, mitte muusika. Mitte tümps, vaid muusika. See muusika on ka nii lahe. Ja siis need klipid, mis tulid. Ja ma ei saa öelda isegi mitte midagi halba selle kohta. See oli 10/10 täitsa spicy miim. Nad veel suuremat kära ei saanud tekitada. Nagu, mis asi see on? Kas kõik tõesti tulevad siis tema või nende koolis sellise kära ja mürinaga sisse, kõik lihtsalt taovad mingi laudu lampi ja ma olen üsna kindel, et sellel õpetajal, ta muidugi näitleb, aga tal on vist depressioon. Ma juba lootsin, et video tuleb originaalne ja mitte mingi selline stereotüüpidega täis topitud, aga tõesti, mida ma ootasin kanalilt, mille nimi on Eesti Grotoopia Prod ja videol, mille nimi on õpilaste tavaline koolipäev. Sellest ei saa halvemaks minna enam ja ma ei tea, miks mu expectationid või siis ettekujutus sellest videost oli, et see on nagu mingi võib-olla hea ja ma ei tea, äkki on originaalne, aga vot, tuli välja, see ei ole üldse originaalne ja ma tõsiselt ka ei saa aru, miks ma kogu aeg lihtsalt neid pagana kooliteemalisi videosi näen, aga need on kuidagi moodi hea materjal, sest nad on kuidagi nagu paroodiad, nii et see on nagu naljakam ka vaadata ja kuidagi viisi on nagu nad ka nii halvad tavaliselt, sellised skit-videod on nii halvad ja või cringe'id ja selle kohta on ka nagu hästi rääkida. Igatahes, ma ei tea, vaatame edasi. Huvitav, kas keegi sellest pläras ka midagi aru sai. Ma sain seda aru, et mingi 2 tüdrukut jäid hiljaks, aga rohkem ma tõesti aru ei saanud. See mingi õpetaja melises nendega natukene, aga rohkem ma ei tea, mis seal toimus enam. Mingi uks jäi kinni panemata ja siis õpetaja sundis teda ust kinni panema. Siis teised on seal telefonis lampi õpetaja ees. Ma ei tea, mis siin videos toimub. See on väga viird, väga kahtlane video. Ma isegi ei tea, miks ma kogu aeg vaatan neid.
Issand jumal, ma tõesti loodan, et teile ka meeldivad need koolivideod, need on nii toredad. Isegi siis, kui nädalavahetus on, saate näha kooli kohta asju. Oi, kui tore. Ma fännan seda nii väga. Nii lõbus on, kui sa näed koolist midagi väljaspool kooli. Näiteks õpetajaga kohtud ja sa lihtsalt kohe tuletab meelde seda halba kontrolltööd, mis sul temaga oli. Ja tõesti, ma ei tea, kas ma olen ainuke, kas see juhtub minuga alati. Nii, paneme asjad ära. Mis mõttes asjad ära? Kuidas me korrata Kas me korrata ei saagi või? Aeg oli korrata. Mõna asjad. Isegi ei koolis ei ole hästi, kus kontrolltöö tuleb. Tähendab, praegu Anna tiiaks riitu. Hästi, see on. Okei, nüüd nad siis peavad kontrolltööd tegema ilma kordamiseta. Ma olen tõesti õnnelik, et see ei ole minul juhtunud, et õpetaja ei lase korrata. Kuidagi alati on lastud vähemalt 10 minutit mingi kordamisaega. Näiteks õpetajaga kordame läbi või midagi sellist, mis on muidugi väga tore. Aga siin videos nad ei saanud üldse aega, et korrata, kuigi neil oli terve vahetund või midagi sellist. Ma ei tea, mis nad seal, siis kui nad kolistasid ja sisse tulid ja mingi inimesed jäid hiljaks ja ma ei tea, mis seal toimub. See on nii segane. Ma saan aru, et see on nagu mõeldud, et tunnis ongi nagu nii segane. Aga kui nad video sellest teevad, siis nagu tahaks, et nagu vaataja ka aru saaks sellest. Ma ei saa aru, miks nad nagu, issand jumal, ma ei saa nagu kogu aeg öelda nagu. Ma kogu aeg ütlen seda. See on võimatu mul mitte öelda seda. Siis kui mul skripti ei ole, siis ma lihtsalt ütlengi nagu kogu aeg. Okei, ma pean rämblemise lõpetama. Lähme edasi. Okei, oota, mida me nüüd tegema peame siin? Kas keegi ütleks mulle vastused ette? See on nii lihtne. Ei spiikerda ka. See on nii lihtne. Kuidas nii? Ma ei tea. Mängime korvpalli. Kas kõigi on korvpalli tehtud? Ma tahan pissile. Ma vabandan, kui ma lasin sellel videol liiga kaua kesta. Ma tean, see oli raske, aga sa said sellest läbi. Enam ma nii pikalt videot ei lase. Ma lihtsalt ei oska mitte midagi selle kohta enam öelda. See kõik on lihtsalt nii segane. Ma ei tea, ühel hetkel neil saab kontrolltöö valmis, teisel hetkel on mingi kaka ja pissinali, mis on nagu XD, funny, random XD. Ja siis tuleb selline asi, et nad hakkavad pastakatega loopima õpetajad ja siis oleme meie lihtsalt confused nagu, mis asja siin toimub. Ma ei tea, kas keegi tõesti saaks aru. Kui keegi saab aru, siis kommenteerige, mis seal toimub, kuna mina küll ei saa aru. Ja tõesti, see on kahtlane, ma ei saa enam üldse aru. Ma olen õnnelik, et sa elasid läbi selle, ma ei tea, kui kaua see kestis, mingi 20 sekundit, 30 sekundit, liiga kaua. Peaasi, et see oli liiga kaua ja ma ei oleks tohtinud teil lasta nii kaua seda vaadata. Palun vabandust. Mida ma just vaatasin? Nad seisid mingi vahetunnis kaamera ees. Nad lõhkusid 4. seina. Nad pidid actima, mitte mingi kaamera ees olema. Mida nad teevad?
ma saan aru, mida nad teevad selles mõttes, et nad üritavad piisavalt kaamera taimi saada, et nemad oleksid need nii-öelda kuulsused selle 300 vaatamiseks sellel videol. 300 inimest nägid nende nägu. Vau, väga vinge. Aga ma ei nagu, mis seal edasi juhtus, seal oli nagu mingi, ma ütlesin jälle nagu, ma vabandan, seal oli mingi 2 tüdrukud, kes kõndisid ülbelt, mingi julm muusika käis, nagu nad oleksid mingid kiusajad, aga see ei viinud mitte kuhugi. Lihtsalt näitas, kuidas nad mööda kõndsid ja oligi kõik. Me ei saanud teada, mis nendest 2 tüdrukust sai, kes sealt mööda kõndsid ja me ei saanud teada, mis nendest 2 tüdrukust said, kes neid vaatasid. Palun keegi seletage! Ja põhimõtteliselt viimased osad sellest videost on nii, et mingi nii-öelda nohik läheb nurka tohutute raamatutega ja hakkab vist tuupima pähe asju, ma ei ole kindel, mis seal tõesti toimus. Ja siis nad filmisid teda ja siis nad kiusasid ja mölisisid temaga ja ma ei, nagu jällegi ei olnud väga aru saada, mis toimus. Ja siis tuleb täiesti lampi nende mingi promootimine. Nad lihtsalt promootsid oma Snapchati, oma Instagrami, oma Facebooki, tegelikult Facebooki vist mitte, aga Snapchati, Instagram olid need põhilised, mida nad promootisid seal. Nad tulid kõik mingi ükshaaval kaamera ette, siis näitasid oma telefonis ekraani, Musicali ka, jaa. Miks Musicali? Nagu tõesti, miks Musicali? Sul on nii palju valikuid äppidest, mida kasutada, näiteks Vine. See Musicali on ka juba hullem kui Vine. Kahjuks Vine pandakse kinni, me ei saagi enam tänkmiime näha, aga igatahes aitäh jälle vaatamast. Ma tean, võib-olla te olete juba tüdinenud nendest koolivideotest. Mul on põhimõtteliselt ükskõik. Peaasi, et mina selle 1 view'i kätte saan. Tegelikult see ei ole peaasi, ma teen lihtsalt nalja, kui ma seda ütlen kohe kindlasti. Ja aitäh vaatamast. Head aega.